Hej! Hej! Vad heter du? Jag heter Marit, vad heter du? Oj, jag heter Johannes. Ja, var bor du? Jag bor i Tartu, var bor du? Oj, jag bor i Tartu också. Oi! Förlåt! Det är helt okei. Hei då! Hej då. Minu jaoks oli see kõige pilkupüüdvam algus, et kohe nagu tõmbas tähelepanu, siis kuuleb mingit võõrkeelt. Tere! Meie oleme Maria ja Johannes Hugo Tehmeri gümnaasiumist ja täna õpetame meie teile natuke rootsi keelt, rootsi kombeid ja Eesti ja Rootsi seost. Ja Johannes jagab teile praegu selliseid väikseid raamatuid, millest me siis hakkame erinevaid sõnu õppima. Võsime vähe rohkem. Ja et kõigil oleks tunnis tore, siis teeme nii, et kõik teevad ilusti kaasa, sest sõnade õppimisel on sõnade ütlemine ja järgikordamine hästi oluline. Pöörame siis esimese lehekülje, see on juba mõned dialoogist tuttavad sõnad. Rootsi keeles tere on hei. Ja hädaega on heido. See ringikesega hääldub nagu eesti keele oo. Ja aitäh on takk. Ja siit ma lähen kohe edasi rootsi kommente juurde. Rootslased kasutavad sõna takk väga palju. Näiteks, kui sa oled rootslastega eelmisel õhtul õhtusöögil, siis väga viisakas on järgmisel päeval saata sõnu või meil, kus sa ütled takk för senast, ehk siis aitäh eelmise õhtu eest. Samuti rootslaste jaoks on väga oluline ajast kinnipidamine, ehk siis kui sa oled kokku leppinud mingisuguse aja, millal te kohtute, siis hiljaks jäämine ei ole lubatud. Samuti rootslased ei ole spontaansed, ehk siis kõik külaskäigud ja asjad lepitakse eelnevalt kokku, et ei tuleks üllatusi. Avalikus ruumis on rootslased üsna privaatsed, ehk siis võõrastega nad pigem juttu ei alusta, aga kui tuttavatega oma vahel räägitakse, siis jutt jookseb kogu aeg ja öeldakse, et üle 2 sekundi vaikust ei ole rootslaste vestluses, et alati on millestki rääkida. Rääkimisel on oluline ka see, et räägitakse rahulikult, ilma väga palju hääletoonita ja rootslased ei kasuta väga kehakeelt. Ja rootslased on alati väga õnnelikud, kui välismaalased teavad natuke nende kultuuri ja kommete kohta, miks siis see tänane tund on oluline selles mõttes. Ja rootslastele ei meeldi kohe üldse, kui nende riiki maha tehakse. Nii, enne ma astusin siin Marina varba peale, nagu nägite, ma ütlesin selle peale förlåt, mis on see järgmine sõna siin, eks ole. Ja see ongi siis nagu vabandust, et tegelikult selle nii-öelda vabandust kohta on lausa mitu erinevat sõna, aga see on just see, kui sa oled nagu kogemata midagi halba teinud ja siis sa ütled, et vabandust, et förlåt ja siin on jälle see O-täht, eks ole. Siis on mõned natuke lihtsamad sõnad, ma mõtlen jag, eks olen mina ja siis tüü, U-täht rootsi keeles kirjutatuna hääldab Ü-tähena. Nii et tüü on sina. Öelge tüü. Siis puu või puur on elama. Öelge puu. Ja siis heeter on nimeks olema või siis nagu kuidas kutsutakse. Öelge heeter. R-tähti hääldatakse rootsi keeles niimoodi. See võib-olla see on natukene Ameerika päraselt, ei põhistata päris R-i, aga see oleneb hästi piirkonnast, et tegelikult võib seda nii ja naa öelda. Ja siis kui sa küsid kellegi käest, et vad heter du? Öelge, vad heter du? Mis su nimi on? Klassikaline teemakäsitlus ja korralikult ettevalmistatud tund koos õppematerjaliga. Kõik olid kaasatud ja oli keele õppimine. Järgmisel lehel on var bor du? Ehk siis kus sa elad, paned kokku nagu paar sõna inimeselt läheb. Ja siis on mõned sellised kohanimed siin. Kõigepealt Estland. Väga lihtne, siin ei ole nagu mingid eripärasid eriti, see on lihtsalt Eesti. Need on natuke keerulisemad asjad. Et rootsi keeles on niimoodi, et G-täht üldjuhul hääldub hoopis J-tähena, kui seda niimoodi välja öelda. Nii et kui sa ütled selle järgmise sõna siin, et siis rootsi keeles rootsi, siis see on Sverige. Just. Ja siis järgmised kohanimed on võib-olla tegelikult Eestist hoopis tuttavad. Ja see on niimoodi just sellepärast, et just nendel aladel seal Lääne-Eestis, ehk siis eriti Vormsil, aga ka seal Haapsalu kandis ja teistel saartel elasid kunagi selline rahvas nagu rannarootslased.
ja rannarootslased olid sinna juba tegelikult väga kaua aega tagasi tulnud, keegi täpselt ei tea, arvatakse, et kuskil 11. sajandil. Ja nemad rääkisid siis oma sellises, nad rääkisid täitsa rootsi keelt, aga sellises natukene omamoodi rootsi keelt, ütleme nii. Aga siiski neil puudus täielikult mingi seos eesti keelega, et neil oli küll laensõnu ja teatud sõnu, mis kõlavad hästi eesti keele moodi, aga ometigi olid nad hästi ikkagi täitsa rootslased. Aga siis 1944. aastal suurem osa nendest põgenes lausa mitu tuhat tagasi Rootsi, sellepärast et siin tuli sõda ja sellest mindi peitu ja neid ei saa väga vähe alles ja need, kes jäid, on praeguseks üldjuhul ka juba kadunud. Ja siis ongi sellised kohanimed nagu näiteks, et Vormsi on rootsi keeles tegelikult Urmsöö. Ja siin on väga lihtne aru saada sellest sõnast. Nimelt öö, lihtsalt üks öötäht tähendab saart ja urm on ussike ja see on ussi saar. Siis Saaremaa on öössel ja Hiiumaa taagöö. Ja siin on koht nagu Noarootsi, mis on nöököö. Siis näiteks Vormsil on eriti hästi näha, et seal on sellised kohanimed, kus on miskipärast lõpus selline liide nagu büü, B ja Y hääldub ka nagu sellised millegi Ü ja I tähe vahepealsena rootsi keeles, ehk siis see on Sviibi. Aga kuna see on Eesti kohanimi, siis öeldakse tegelikult seda täitsa ka lihtsalt Sviibi. Siin piltidel võib näha natukene Vormsit, kus kohas Vormsi asub, siis on Vormsil on sellised erilised rahvariided ka, mis näevad väga nagu Rootsi rahvariidete moodi välja, et kui võrrelda teiste Eesti rahvariidetega, et neil ei ole seeliku peal mustreid ja neil on see ehitus ka natuke nagu teistsugune. Siis võib-olla teate sellist kohta nagu Pöllerby. Ja Pöllerby tegelikult tähendab siis otsetõlkes käraküla. Püller on siis selline lärm või kära. Kui mingi hästi suur segadus, siis öeldakse Hüller on Püller. See on hästi naljakas väljend. Siis järgmisel lehel on olemas Helsingfors. Ja, õige, ma räägin teevad sellest ka. Siin on mõned asjad, mis te võite Rootsi kohta võib-olla teada. Et ma küsiks, mida teie nagu Rootsiga seoses, mis teile pähe tuleb? Kas keegi oskab midagi kohe öelda? Astrid Lindgren. Siin näiteks on. Kas te teate, mida tähendab tegelikult Lindgren otsetõlkes? Lind on pärn ja Gren on oks, ehk siis Astrid Pärn oks. Neil on ka tihti sellised nagu loodusega seotud perekonnanimed, et nagu meil on igasugused tamm ja kask ja niimoodi, siis nagu näha, siis kipub neil samamoodi olema. Aga nende nimedega on ka natuke teistmoodi. Jah, sellest me räägime natuke. Nii, siis paljud teavad võib-olla seda firmat, kuidas nende nime öeldakse? Nii huvitavad soomlased ja eestlased. Tegelikult selle õige hääldus on pika E-ga, see Ikea. Ja nüüd oli kõik järgi, et te peate selle nüüd järgmine kord jumala eest õigesti ütlema, kui mõnda rootslast kohtate. Ikea. Juba parem. Nii, siis on šokolaadi võib siin näha. Ka väga Mari tõi seda kunagi Rootsist vist. Ja, tegelikult nüüd juba müüakse Eestis ka rohkem, et võite proovida väga hea šokolaadi. Rootslased on väga uhked selle firma üle. Ja siis on ka ilmselt praegusel on hästi populaarsed sellised seljakotid, mis on ka üks Rootsi firma Fjällräven Konken. See Fjällräven ja siis see tegelane, kes siin peal on, see on polaarrebane. Ja Fjällräven seda tähendabki. Rev, ehk siis R-Ä-V on rebane ja Fjäll on tegelikult tähendab siis mäestikku, aga noh, Fjällräven kokku on polaarrebane. Nii. Nüüd vaatame siis järgmist lehekülge, kus on veel nimesid. Esimene on Helsingfors. Võite arvata, et see on siis rootsi keeles Helsingi. See R ja S lõpus hääldubki kokku nagu sha. Ja siis järgmine on Rootsi suuruselt teine linn. Hääldub rootsi keeles Göteborg. Ehk siis jällegi G hääldub nagu jött. Ja siis järgmised 4 on mõned inimeste nimed, mis on ka huvitavama hääldusega.
kui me eesti keeles ütleksime large, siis rootslased ütlevad lash. Meie jaoks Kerstin hääldub hoopis Shastin. Järgmine tore nimi, jälle see ringiga A on Mons. Ja siis ka lasteraamatust äkki tuttav Sjorven. Ja rootslastel perekonnanimedega on see vahva asi ka, et esimesed 10 kõige populaarsemad on son lõpuga, ehk siis kellegi poeg, Juhani poeg, Anderi poeg, Karli poeg ja nii edasi. Siis järgmisel lehel on tabel numbritega. Nii et ma nüüd siis ütlen ette ja palun korraki järgi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja kõrvallehel siis saate harjutada matemaatika, kirjutada sõnadega neid numbreid. Need väga loomuliku randmeliiguse tehtud need ridade vahele vihjed, kus pannakse Pullergi laste illustratsioon või Jorven ja koos selle märksõnaga. Ehk ei ole mingit suurt nagu ette näematatud teemat, on ju, vaid lihtsalt pannakse niimoodi sundimatu kergusega. Me ju kõik teame. Nii, kui vaatate natuke veel edasi ka seda nende ülesannetega rahulikult tegeleda, kui vaatate paar lehte siin veel edasi, siis on igasuguseid ülesandeid veel näiteks kohe nagu ülejärgmisel lehel saate ka täita ühe tabeli, saate kirjutada siin nagu vana te olete ja mis teie nimi on. 14. Nii, võib-olla olete veel poole peal ülesannete lahendamisega, aga need raamatud saate endale, võite koju kaasa, vaadake, kui vaja läheb ja tehke ülesannete kuni värvige tiki ära, aga meie täname.